seda esimest poolaega alustada. Kapper mängib ka palli lahti ja Roland Lukas ja Sander Kõlvart vaatame selle rünnaku ära. Vaprus esimest korda rebib juba Tammeka kaitstest mööda. Madal sööt Karistale ka, Martin Kris Palve praegusel löögile ja hetkel saab Richard Alland käed ette, aga Tristan Pajo poole pealt jätku olukord parem alaga tuleb löök ja see maandub väravas. 3. minutil läheb Pärnu Vaprus seda mängu juhtima ja nii nagu eelmistes kohtumistes, nii ei taheta ka nüüd tartlastele armu anda. Varakult saadakse esimene tabavus kätte ja kui esimese korraga Palberg ära ei löönud, siis Pajo nopib jätkupalli, teeb paar puudet ja seejärel naelutab selle palli sinna värava alla nurka ning tartlased saavad siit kohe krae vahele korraliku saamaka külma duši. Vaprus 1, Tammeka 0, Vaprad karud saavad ka kollektiivselt plaksustama ja tähistama asuda ning see käis küll 8 väravat, väljal Kapperil 7, Magnus Villotal, Virgo Vallikul 4. Ja siit tuleb nüüd ootamatult see Tammeka värav ka ära 12. minutil. Korra pöörab pilgu, et vaadata statistika Vapruse poole pealt, aga Mustafa Pah ei küsi ja lajatab ise selle löögi ära ja tartlased saavad 12. minutil viigivärava kätte. Koskor ja teised kaasad saavad kohe siin Levadiast ainuolevat meest õnnitleda ja Pahile sammuti. Esimene õnnestumine uue klubi särgis ning see tähendab mehele palju tartlasi voore siin novembriga alguseni. Niimoodi jätkates tuleb kindlasti lisa. Siit Tammeka murdmas teist korda läbi, Karistale eest tuleb peale löök ka, aga Kapperil siin võimalus minnaks läbi ise peale löögile, otsib kõrvale söötu Vallikule, Vallik saab hea puutega, palli endale ette ka võetud, keerab ennast kaitste pealt maa, vasaku jalaga sööt värava ette ja Vaprus rammib selle võrku. 18. minutil minnakse seda kohtumist 2-1 juhtima ja järjekordselt Martin Kris Palberg, kes muu. Talle meeldivad väravad ja talle meeldivad varajased väravad ja 18. minuti kohta saab ikkagi öelda suhteliselt varajane värav, nii et ei oskagi midagi öelda. Siin on ikkagi totaalne tabamuste festival püsti pandud ja Vallikule resultatiivne pass, Palbergile tabamus hooaja 9 siis Premium liigas ja see pääseb jooksu. Päris üksinda on ta jäänud, aga vasakul pool peab nüüd ise ette võtma. Magnus Villot astub ka tagasi kaitsesse, Danimovo läheb Villotaga kõrvuti, tuleb peale löök ka, aga natukene see mööda lendab ära. Korralikult pannakse seal Kapperile vastu jalgu. Ja nõnda on, Karl Koppel läheb ekraani juurde ja võimaliku tõsise vea tõttu seda olukorda üle hakatakse vaatama, mis tähendab. Karl Koppel tuleb tagasi platsile, näitab, et kollane kaart tühistamisele. David Epton sinu jaoks saab tööpäev 35. minutil läbi. Nõnda ongi. Nurgalöögi lühidalt lahti, Mattias Villota konksutab seal ja annab uuesti vasakule äärele Pajole, et senderdamiseks koht, Pajo läheb seda parema alaga tegema ka. Hea Kross tuleb siit peaga, päästakse löögile ja 3-1 on tõsiasi. 38. minutil Martin Kris Palberg rokib täiega ja Pärnu Vaprus 3, Tartu Tammeka 1 ning kõik need stsenaariumid, mis sellel hooajal on olnud Tartu Tammeka punase kaardiga Pärnu Vapruse vastu, paistavad ka nüüd täna sedamoodi minevat. David Epton teeb omadele korraliku karuteene, 10 jäädakse jälle pall enda kätte. Pajo poole pealt sööt, Palberg saab selle kätte ja nüüd jääb lihtsalt pall enda taha natukene halvasti kinni, aga kas siit tuleb peale löök? Vasaku jalaga üritatakse ja mõne meetri jagu. 49. minutil Vaprusel vasakult poolt Karist löök kasutada, Pajot senderdab selle palli hästi Karistolasse, päästakse löögile ja pall lendab latti. Tagaliinist välja ja kohe leiab need käigud ettepoole ja küllab seda segadust tartlaste Karistolas. Samal ajal Tammekal võimalus ka kuidagi vastu näidata, Ugeerilt peale löök ja mängitakse sööt vasakule poole, Kapper seal konksutab, kas läheb ise üritama või annab söödu kõrvale sõbrale. See ise palliga välja, vasaku jalaga peale löök ja natukene kerib see väravast mööda. Hetkel vastu peelmalt see läheb. Tõstega Palbergi peale, see pall tuleb, Palberg paneb pea vastu ja kas suluseisu lipp püsib maas? Hetkel püsib maas, videoruum vaatab seda üle, aga 16-aastane Martin Kris Palberg 57. minutil. Pärnu Vaprus 4, Tartu Tammeka 1 ja selle putka võib küll niimoodi siin kinni panna praegu, kui see asi nõnda jätkub. Vaprus viskab Tammeka saega teetrisse, lastakse igas suunas tartlased läbi ja Veelma. Tõste suudetakse peaga pikendada ka, võimalus pealelöögiks Tammeka, Lott nõmdeb jalatõrje ja pareerib palli nurgalöögiks. Veninud juba 2-kordseks. Koppel annab lõpuvile, Pärnu Vaprus 4, Tartu Tammeka 1 ja Alex Liit, kokkuvõttes mitte midagi positiivset täna, 1-4 kaotus, räägi ise, mis kõik valesti läks? Jaa, et kindlasti nagu selles mõttes suur pettumus täna, et alustasime natuke uimaselt, kuidagi ei suutnud kohaneda nende mänguplaaniga, et magasime natuke neid jookse enda liini taha maha, lasime natuke liiga kergelt need väravad ja siis muidugi nagu täiesti lubamatult võtsime jälle punase kaardi, et tegime küll üksteisele selgeks, et mäng ei ole veel mängitud ja poole ajal sai
kõvasti arutletud, et kuidas siit edasi panna ja leppisime kokku, et võitleme lõpuni ja proovime mängida viisaka mängu lõpuni. Ja teine poolek lihtsalt andsime maksimumi, aga ühega vähemuses ja kaotusseisus on ikkagi väga raske ja kindlasti suur pettumus täna meie jaoks. No kui leppisite kokku, et mängite edasi, kas Martin Kriss-Palbergi 4. värav võis olla see, mis nagu lõplikult asjad ära otsustas või oli veel peale seda ka nagu selge usk, et okei, oleme 10-kesi 3-väralises kaotuses, aga võib ära tulla? Ei, ma julgen öelda, et me ikkagi võitlesime edasi selles mõttes, et muidugi seisu poolest võib tunduda, et mäng on nagu justkui tehtud, aga pingutasime lõpuni. Et kahju, et nii läks täna, et just kuidagi tundus, et on niisugune hea hoog sees, aga samas jah, kuidagi natuke uimased olime, ei suutnud enda mänguga kohaneda ja nii ta läks. Isiklikus plaanis võttes mänguaeg on tulnud, Harju vastu alustasite võidukalt puhta puuriga, Levadia vastu ka tegelikult positiivne tulemus, nüüd tuli siuke esimene ebaõnnestumine, aga selle 6 aega Tartus oled rahul? Ja kokkuvõttes selles mõttes, tunne on hea, saan mängida ja meeskond on hästi vastu võtnud, aga ütleme nii, et Harju mäng võib-olla läks hästi pigem, aga täna ka julgen nagu selles mõttes mõnes mõttes mingid väravad siin isegi enda peale võtta, et oleks kindlasti saanud ise paremini tegutseda ja ütleme nii, et tööd on veel teha kõvasti, aga vähemalt saan mängida. Laupäeval võõrsil Floraga mäng, mõtted ilmselt selged, naasta sinna võidureele ja teha endale elu mugavamaks tabeli lõpuosas ka? Jaa, absoluutselt, tuleb teha nüüd restart, vaadata peeglisse ja minna Flora vastu lahingut andma ja 3 punkti järele. Hea kuulda, Sander, ma tänan, soovin palju edu! Ja tuleb ka tänase mängu üks staaridest, Martin Kriss-Palberg siia. Martin, esmalt palju õnne. Tead, et oled nüüd noorim kübartriki autor Premium-liigas? Aitäh, et ma ütleks väga hea mäng meie poolt, et mul meeldib ka väravaid lüüa 3 tükki, et lõpuks ometi tuli ära, võime nii öelda. Et oleme väga rahul, töötame edasi ja eks näeb hooaja lõpus palju väravad veel tuleb. Kui palju see saavutus sulle tegelikult isiklikus mõttes tähendab, et varem oli korra tulnud 2 väravat, muidu olid neid ühekaupa löönud ja nüüd lõpuks, nagu ise ütlesid, et said selle pinge ka õlult maha, et kübar? Ma ütlen ühe lausega, et lõpuks töö kannab vilja, et selle pealt tuleb. Okei, mängust ka alustasite väga hästi, nii nagu kõigis teistes kohtumist Tammeka vastu. Varajane värav, korralisite endal vastu lüüa ja seeläbi tuli, aga siis saite ise kohe teise. Mis sa ise tunned, kas lõpuks oli sinu 4. värav, mis kogu saates otsustas, kas oli see David Eptoni punane või hoopis midagi muud? Ütleme niimoodi, et eks punane ikka aitab, aga ma arvan, et ikkagi see on meeskonna töö, et ilma meeskonnata me selliseid skoore ei teeks ja võita, et suur au meeskonnale ja töötame edasi. Tammeka vist kokkuvõttes ikkagi kõige mugavam vastane teile sellel hooajal on olnud põhimõtteliselt igas mängus totaalselt nad purustanud olete, et kuidas see niimoodi on läinud? Tavaliselt olete ju ikkagi läbi aastate võrdsed sparingupartnerid üksteisele tabelis suht kõrvuti, aga see aasta absoluutselt kõik kuulub teile. No ma ütleks niimoodi, et meil oli hooaja ettevalmistusel Tammekaga mäng ja sealt saime 6-1 kaotuse, et ma arvan, et see kasvatas meil isu ja nüüd siin Premium-liigas näitame, et ei olnud seda 6-1 kaotust väärt, et jah, selle pealt ma arvan tulebki. Nädalavahetusel väike tööõnnetus Floraga sisse tuli, aga suures pildis on näha, et tahate seda augustikuist hoogu jätkata. Ja absoluutselt, et eks nagu meil peatreener ka ütles, et ükskord need seeriad ka lõpevad, et nüüd näitasime, et suudame ikka mängida, et ei ole see kaotus midagi, et siit ainult edasi ja eks näis, mis koht meil hooaja lõpus tuleb. Nädalavahetuse mänguks Kaleviga, ma usun, on ka eesmärgid nii individuaalselt kui võistkondlikult selged. Võistkondlikult 3 punkti ise, loodan, ma usun, kindlasti seda hoogu jätkata. Jah, pigem ikka võitu sooviks, et kõik, mis mul endal tuleb, et see on ainult boonus, et pigem olen võidu peale väljas ja läheme pühapäeval selle järgi. See on hea kuulda. Martin, ma tänan, soovin palju edu!